Tere! Mina olen siis täna Moskva matkarajal, taas avatud Moskva matkarajal matkamas. Ma näitan teile natuke, kuidas see rada siis välja näeb. Kiiver peab peas olema, nagu näete. Tada! Selline rada siis. Raja turvamehed või nad ütlesid, et nautige. Kõige parem aeg on praegu. Mina alustasin kell 9 matkamist. Nad ütlesid, et see on kõige parem aeg. See on kõige vaiksem, kõige vähem rahvast ja loodus on kõige ilusam. Päike ei lajata sulle ka otse pähe siin. Nüüd tuleb eriti ohtlik koht, vaadake, ma ületan jõge. Vesi voolab. Selline. Näete, see on Ilue jõe. Teie muidugi naerate, et Eestis on jõed palju laiemad ja palju sügavamad. Aga noh, Tenerifel on igasugune voolav vesi väga haruldane. Nii. Selline tald võiks vähemalt olla matkasaapal. Plätudega ei lubata siia. Kui broneering on tehtud, olete kohale tulnud, olete leidnud omale õige parkimise, soovitatakse tulla ühissõidukiga. Aga kui te olete valesse kohta parkinud, siis aga rajale. Peale seda, kui te olete oma pääsme registreerinud ja kätte saanud, siis tuleb jälgida kõik reegleid, mis seal kirjas on. Ja siis on teil mõnus matkamine ees. Kui mõned punktid jäävad tegemata või tähelepanuta, siis võib juhtuda, et teid ei lasta rajale. Kuulake nüüd tähelepanelikult. Huvitav, on see konn või on see lind? Mina arvan, et konn. Lihtsalt uskumatu on see. Vaadake mu ümber. Ja sa vaatad üles, et pea ringi. Siuksed kuristikud. Ja rada läheb. Ja all on kuskil voolab vesi on tuulda. Ja näete koopad. Igaüks võib siis mõelda, milline nendest on 1000 muumia koobas. Nii, mina olen nüüd siin Maskaraja lõpus, Moskva rannas. Ma jalutan natukene edasi sellist kitsast kohta, näete, siin kõik eelnevad matkasellid juba vaikselt söövad. Iseenesest see on Playa, on selle asja nimi niimoodi, et mõelge rahulikult, kui te vaatate kaardi peal, et tegemist on Playaga, et siin on liivarand ja kõike puha. Tegelikult on siin kivirand. Ja hetkel on ainult üks jaht. Siit ei saa siis jahiga tagasi Loski Kantesesse nagu vanasti. Ja mulle öeldi seal üleval, et siin pesitseb üks kohalik linnuliik, mis on kaitse all ja siis veebruarist augustini ei tohi sellepärast siin sellist laevaliiklust olla. See tähendab siis seda, et tuleb jalutada üles tagasi pärast. Päike paistab, rada on nii ilus. Natuke veel ja siis matk läbi. Nüüd olen siis lõputõusul ja see on üle eest hoiatati. Vaata, kui kuul see siis on.